Nii, aga tere hommikust. Mul on hea meel teid tervitada Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainori ettevõtlushommikul ja teatris on ka niimoodi, et kui uks kinni pannakse, et siis etendus algab. Minu nimi on Priit Tannik ja mina olen selle kooli turundusõppejõud ja mina siis juhatan. Nii, aga tänase päeva teema kahtlemata väga intrigeeriv, et pealkiri oli lausa nagu väga provotseeriv, et kuidas panna inimesed tegema ja mõtlema just seda, mida meie tahame. Üks osa või õigemini üks oluline osa selle saavutamisest on muidugi kommunikatsioonil ja sellepärast oleme täna palunud meile külla Janek Mägi. Ja kui ma vaatasin Janek Mägi sellist tegevuste ampluaad, siis see on tõesti aukartust äratav, eks ju, et inimene tegeleb väga mitmete asjadega ja ma ei oskaks teda kuidagi täna sisse juhatada, kui teisiti, et võib-olla siis kommunikatsiooniekspert või suhtekorraldaja, et eks Janek võib-olla ise ütleb siis täpsemalt, kes ta on. Kui ma lõin Google'isse Janek Mägi nime sisse, siis muidugi mulle eriti meeldis see rollitutvustus, mida oli teinud Wikipedia. Ja ma ei tea, Janek, kas sa oled ise selle sinna kirjutanud või on seda teinud keegi sinu eest, aga seal tituleeriti sind luuletajaks. Nii et näha on, et tegemist on väga erilise inimesega. Janek, palun, ma annan nüüd nii-öelda selle lava sulle üle. Ja ajakavast nii palju, et Janek räägib meile siis nii-öelda need mõtted, mis ta on tänaseks ette valmistanud. Ja pärast seda siis proovime teha sellist diskussiooni, nii et kuulake hoolega ja pange kirja kõik küsimused, mis teil tekivad. Võib-olla on teil mõned küsimused juba kodust kaasa võetud, nii et see 2 tundi, mida me üheskoos veedame, on siis umbes pooleks jaotatud, nii et pool sellest räägib Janek ja siis teine pool kulub diskussiooniks. Nii et jõudu meile kõigile ja Janek, lava on sinu päralt. Aitäh. Jah, teeme aplausi ka. Ja. Suur tänu, et võib-olla seda oli natukene liiga palju, seda sissejuhatust. Aga kommunikatsioonist ma räägin teile, jah. Ja alustame sellest, et kas teil kellelgi on kunagi elus juhtunud selline asi, et te palute näiteks lapsel või sõbral või kellegil töökaaslasel midagi teha ja ta ei tee seda mitte. Üks kord on elus juhtunud, kellel on, tõstke käsi. Üks kord, eks ole. No, te olete kommunikatsioonis läbi kukkunud. Veensite, üritasite teha ja midagi ei saavutanud. Õudne. Ja põhimõtteliselt ongi kommunikatsiooni kõige suurem probleem see, et see on nii pööraselt raske kedagi veenda. Kedagi panna tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid või mõtlema niimoodi, nagu meie tahame, et nad mõtleksid. Ja enamasti inimesed ütlevad, et kui nad vaatavad näiteks TV3-st või Kanal 2-st mõnda head filmi, siis reklaami pausi ajal nad lahkuvad televiisori eest või nad ei märka neid reklaame. No, kellel on juhtunud, et nad on teinud sellel ajal midagi ebaviisakat? Mida? Jaa. Aga mina väidan teile, tegelikult meile reklaamid pööraselt meeldivad. No, kellele meeldivad? 2 inimest. Aga kes teist on iialgi kunagi teinud midagi sellist, et näiteks ostnud midagi soodushinnaga, alla hindlusel, käinud hulludel päevadel? Kes on midagi teinud? Kus te selle informatsiooni saite? See tuli teile endale pähe. Stockmannis on täna 50% allahindlus, jooksen ruttu. No see on ka reklaam, eks ole? No selline patt võib ka olla, aga seda allahindlust teile reklaamiti. Teile öeldi, et see allahindlus on olemas. Inimestele meeldivad reklaamid küll ja väga, aga need, mis neil on kasulikud. Sest enamus reklaame on ju kasutud, need ei ole suunatud mulle ja see kommunikatsioon läheb meist just kui suure rongina mööda. Aga kui see on meile kasulik, kes teist on kunagi elus küsinud näiteks mõne sõbra käest, et kuule, kus sa selle said? Ma tahan ka. Noh, sellist asja praegu suure pakkumisega ühiskonnas, kus kõik müüvad kogu aeg kõike,
juhtub vähem. Nõukogudeaegsed inimesed nagu mina mäletavad ka seda, et kõik ei olnud saada, et ma tahtsin endale teksaseid, neid ei olnud võimalik saada, valuutarubladest oleks saanud osta, need olid viimased Ameerika tädi pärandusest ja ema jättis mulle need ostmata. Järelikult kõige olulisem on see, et inimesed tegelikult tahavad meiega suhelda. Ja nad tahavad saada meilt kasulikke sõnumeid. Nad on nendest huvitatud. Aga probleem on selles, et me ei saa nende sõnumite esitamisega niimoodi hakkama, et me esitame neid sõnumeid õigetele inimestele, kellel neid sõnumeid konkreetselt vaja on. Ja nüüd tekibki ju kohe see võtmeküsimus, et noh, olete märganud, et eriti viimasel ajal suhtekorraldajate ja spindoktorite sõimamine, eriti poliitikute poolt, on väga levinud. Kes on märganud? See on mingi vastik PR ja mingisugused rahvusvahelised sõnad, mida nad kasutavad. No kes on märganud? No, ühe korra. No mõned on ikka märganud. Aga kus see tuleb? See tuleb väga lihtsalt, et ega väga paljud sõnumid ei ole esitatud veenvalt, arusaadavad, selgelt ja nad mõjuvad ka ärritavalt. Sest halvasti esitatud sõnum ärritab ka neid, keda see üldse ei puuduta. Kas on võimalik teha selliseid sõnumeid, mis töötavad ja mis kedagi ei ärrita? Enamasti mitte. No näiteks üks tavaline lihtne mõte. Me kõik millegipärast arvame, et enamus osa, tere, et enamus osa ajalehest moodustab negatiivsed ja konfliktsed uudised. No olete nõus minuga või ei ole? Ma pean teile ütlema, see ei vasta tõele. Ma pean isegi ütlema, et see on puhas vale. Tartu Ülikool tegi väikese uurimuse, ajakirjandusosakond, lappas läbi 3 kuu postimehed ja mis järeldusele ta jõudis? Ta jõudis sellele järeldusele, et 80% sisust on positiivne või neutraalne. Kuidas on võimalik sellisele järeldusele jõuda? Väga lihtne. Alustage ajalehe lugemist tagant küljest. No loomulikult, Eestis on ilm kogu aeg halb. Aga seal on ilmateade. Siis on spordiuudised. No mille spordiuudistes räägitakse enamasti? Korvpallist. No räägitakse korvpallist, aga kas räägitakse sellest, kes jäi viimaseks? Ei, meie mehed said kulla. Loodusfotod, kultuur, tuli uus etendus, lahe. Ja lõpuks jõuad selle esimese küljeni, kus sa saad teada, et see on küll Päevalehe näide, et peaminister on täiesti ebapopulaarne ja tema hinne, mis tema tööle on pandud, on 2,58. Aga see on ainult üks lugu. Ja see domineerib. See võib kõlama. Jah, täpselt, see domineerib. Et tegelikult me ei kuulegi seda, et karu. Loomulikult. Ja ega tegelikult meid ei huvitagi positiivsed asjad, sest need on iseenesest mõistetavad. See on täiesti iseenesest mõistetav, et meil on siin praegu elekter. Aga kui seda ei oleks, me oleksime, ma arvan, mingil määral ärritatud. Siin oleks pime ja võib-olla selle katte tõstaks üles ja see ärritaks meid. Aga kuidas siis ikkagi mõjuda? Kuidas jõuda selleni, et see sõnum, mis on võti, see on võti, mille meie anname, saadab korda selle, mida me tahame, et ta saadaks. No nagu te nägite, ma palusin teil tõsta kätt, kõik ei tõstnud. Ja ma olen täiesti kindel, et mõni neist, kes ei tõstnud, tegelikult oleks pidanud seda tegema. Minu sõnum ei jõudnud kohale. Osadel jõudis, kõigile mitte. Ja üks huvitav asi, inimesed teevad ainult seda, mis neile meeldib või mis neile on kasulik. Ja kuidas juhtidel tekib siis selline illusioon, et ma olen kedagi juhtinud?
väga primitiivne. Ma annan kellelegi ülesande, noh, kui ta juba minu juures töötab või me koos töötame, siis tõenäoliselt talle see töö meeldib. Ja teine asi, ta mõtleb ju sellest rahast, sellest palgast, mida ta saab. Ja ta täidab. Aga kui sa nüüd mõtled selle peale, et kas kellelgi teist on näiteks mõni kolleeg, kes on alati hiljaks jäänud, alati hiljaks, teeb mingisugust tegevust alati ühtemoodi, isegi kui teda selle eest kritiseeritakse. Igal juhul ta jääb hiljaks. Ja tegelikult ta võiks ju aru saada, et see on talle kahjulik. Ta kahjustab oma mainet sellega, kui ta kogu aeg hilineb. Lennart Meril oli selle kohta erakordselt hea vabandus. Ta ütles, president ei hiline, president saabub. Ja Aafrikas olid turistid kiriku juures. Vaatavad, teenistus hakkab kell 12. No, ootavad seal, chillivad, joovad kohvi ja vaatavad, kell on juba 3. Teenistus ikka veel ei hakka. Siis küsivad kohaliku käest, et kus siis õpetajana, et teenistus pidi hakkama kell 12. Kell on 12 siis, kui õpetaja tuleb. Kogu kommunikatsioon, see on väga sarnane Mainori ettevõtluskõrgkooli logoga. See loogika, kuidas see on ehitatud. Olemas selline püramiid. Tegelikult on teine püramiid veel, mis mahub selle püramiidi peale, aga on teistpidi. Ja siin on 4 sellist absoluutselt võtme küsimust. Kui sa tahad oma sõnumiga kellegini jõuda, siis kõige tähtsam on muidugi tuntus. No miks tuntus? Kui ma ei tea, et sa oled olemas, siis ma ei saa kunagi sinu toodet osta. Kui ma ei tea, et sa oled olemas, siis ma ei saa sind kunagi tsiteerida. Kui ma ei tea, et sa oled olemas, siis ma ei saa mitte kunagi sinu peale tulla. Noh, meil on tekkinud siin mitu väikest panka, mille nime te tõenäoliselt võib-olla ei pruugi isegi teada. Ja te ei tule selle peale, et seal oma konto isegi avada. Sellepärast Tallinna ühistupank näeb kõvasti vaeva, et oma tuntust kasvatada. Aga tuntusest võib-olla ei piisa. Täpsemalt öeldes igal juhul ei piisa. Aga miks? See võib ka negatiivne olla, 100% õige. Aga näiteks võtame mingi Eesti näite. Ma ei tea, kauplustest te tõenäoliselt käite kõigis, aga bensiinijaamades võib-olla, kellel on auto, kõigis ei käi. Näiteks, ma ei tea, paljudest tangib regulaarselt Olerexis. Aga kas te olete kuulnud, et Olerex on olemas? Nii, et tegelikult tekib mingi imelik vastuolu, eks ole. Nad on tuntud ja te ei osta nende toodet. Miks? Järelikult on vaja ka mainet. Nii, näiteks, mis on Eestis hea mainega ettevõtted? Väga hea mainega ettevõtted, või ütleme maailma. Hea mainega ettevõtted, võtame näiteks Rolls-Royce'i. Te ju teate, et selline automark on olemas, eks ole. Te olete nõus, et see maine on ju tegelikult päris hea, või? Aga kellel on Rolls-Royce? Aga miks teil ei ole? Kes tahab vastata? Ei, mul ka ei ole. Ei, kui sa tahaksid, sa saaksid, see ei ole probleem. Selle sa saaksid raudselt, see ei ole küsimus. Kui väga tahad, siis saaks. Jaa. Nii, mul ka ei ole. Järelikult on vaja lisaks tuntusele ja mainele midagi veel. See on vajadus.
nii, aga minul juhtus selline lugu. Olin kodus, meie kontor asub kaubamajale väga lähedal. Meil on uuel tänaval ja kaubamaja on seal kõrval kohe Viru keskus. Olin kodus, uued kingad, natuke tugevasti tõmbasin kingapaela katki. Ja siis läks mitu kuud mööda, igal hommikul mõtlen, et paneks need uued kingad jalga, aga paelu ei ole. Mõtlen, täna lähen ostan kaubamajast paelad. Ma teadsin, et kaubamaja on olemas, ma teadsin, kus ma saan oma vajaduse rahuldatud ja ometi ma selleni jõudnud, läks mitu kuud mööda. Absurd. Miks? Ei, tungiv vajadus oli, vaata, kõige hullem on see, sul on õigus, et oma tungivat vajadust, aga sellest on vähe. Isegi väga tungivast vajadusest on vähe. Tegelikult on vaja ahvatlust. Ja selle ahvatlusega on niisugune tore asi, eks ole, et milles see ahvatlus siis seisleb. Loomulikult on seal väga palju. Kõige primitiivsem, kõige lihtsam, kõige enam kasutatud ahvatlus on mis? Õige, aga mitte ainult. Jah, milline on võimas ahvatlus? Miinus 50% ei ole võimas, aga 70% siis on juba iga normaalne inimene hakkab juba mõtlema, et nüüd ma lähen poodi. See on nüüd kogu mudel ja mis võiks olla siin see koht? Kuidas me sõnastaksime selle, mida me tegelikult tahame saavutada? See on muidugi minu ettekande pealkirjas juba olemas. Aga oleme veel täpsemad. See on ostuotsus. Ühesõnaga, selleks, et panna inimesi mõtlema niimoodi, nagu meie tahame, et nad mõtleksid või tegema seda, mida meie tahame, et nad teeksid, on vaja. Sa pead olema maailma kuulus, kui sa tahad vallutada kogu maailma. Aga sellest ei piisa. Vaevalt teist kõik käivad iga päev McDonaldsis. Vaevalt, et teist kõik käivad vähemalt korra kuus McDonaldsis. Jätame selle testi, te ei pea ennast paljastama. Aga sellest ei piisa. Aga te kõik teate, me kõik teame, mina ka, McDonald's on olemas. Nendel on maine probleem suure tõenäosusega. Miks me seda ei tee? Sest maitse on ju geniaalne. Olete nõus? Maitse tugev, kõigile võib-olla ta ei meeldi, aga muidu tal ei oleks. Ma ei mäleta, mis see restoranide arv oli, aga ma pakun 32 000 üle maailma. Ma palju kindlasti eksi võite järgi vaadata. Järelikult tuntus olemas, maine olemas, siis on ka vajadus. Kõht peab olema tühi. Seda pattu te ikka olete teinud, et te kunagi olete Mäkkis elus käinud. Kes on vähemalt ühe korra elus Mäkkis käinud? On juhtunud. Tõenäoliselt oli küsimus mitte ainult maitses, vaid ka selles, et kõht oli tühi. Kas vajadus saab tekitada? Jaa. Nii, muidugi ma ei saa küsida teilt oma lemmikküsimust, et kes teist kasutas 77. aastal mobiiltelefon, sest peale minu ja võib-olla veel mõne vanema mehe siin ei pruukinud olla kõik selleks ajaks sündinud. Aga ma arvan siiski, et need, kes olid sündinud 1977. aastal mobiiltelefoni kasutada ei saanud. Olete nõus? Sest esimene mobiiltelefon tuli välja, katsetus oli Soomes 1978. Aga mitu inimest on siin, kellel pole elus kunagi mobiiltelefoni olnud? Tõske käsi püsti. Või kellel pole kunagi ühtegi mobiiltelefoni olnud? Ma võin teile saladuskattele öelda, et 10 aastat tagasi, alati, kui ma seda küsimust küsisin, vähemalt üks selline inimene oli. Enam mitte. Aga nüüd mul on uus küsimus, mis võib mõnda teist reeta. Kas siin on kedagi, kellel ei ole Facebooki kontot? Mõned on. Mis näitab, et tegelikult teil ei ole olnud piisavat vajadust, aga seda vajadust saab luua. Saabub päev, see ei pruugi olla Facebook, aga te sukeldute sotsiaalvõrgustike rägastikesse. Teile ei anta teist võimalust. See päev tuleb. Kui te tahate lihtsalt olla ühiskonna aktiivne kodanik, see on
et alati võib elada maal, kus ei ole elektrit, nagu minu onu, eks ole, ei ole küsimus, saab hakkama. Ja siis on see ahvatluse küsimus. Sest probleem on selles, et kui te näiteks lähete turule ja seal on maasikad, kohe tulevad maasikad, eks maasikad on toredad. Kirjas on Eesti maasikad ja siis on 5 müüjat. Ühe taga on saba, kus hind võib olla isegi sama, mis teistel või isegi kõrgem ja teistel ei ole. Huvitav, miks see nii on? Seal on alati mingisugune ahvatlus, mis neid sinna tõmbab. See võib olla maitse, see võib olla hind. Kui ühe tomatimüüja käest küsiti turul, et miks pärast teil on nagu see tomat maksab, siis oli veel krooni aeg, aga ma täpselt summasid ei mäleta, aga ütleme näiteks üks tomat maksis 4 krooni ja teine maksis 6. Siis ta vastas, et mõned inimesed lihtsalt tahavad rohkem maksta. Tomat oli sama. Võib-olla mitte päris. Aga nüüd kõige keerulisem asi selle juures ongi see, et meeletu vaev läheb tuntuse, maine, tuntuse loomiseks, maine saavutamiseks, vajaduse üles äratamiseks, ahvatlemiseks ja siis sa saad ühe ostuotsuse. See on kehv. Ja tegelikult on see püramiid ju loomulikult vastupidi. See on nüüd, mida palju sa pead vaeva nägema, aga mida sa tegelikult tahad, on ainult ostuotsused. Ja kas sul seda tuntust vaja on siis, kui kõik ostavad su kauba ära, sul ei ole ju tegelikult vaja. See on piinav, vastik, ebameeldiv. Maine. Maailm on täis firmasid, kellel on väga halb maine. Kasiinod, viinamüüjad, turunduskeeles, nagu te teate, patuäri. Sin inglise keeles, eks ole, seda kasutatakse päris palju. Ja vajadus ka, et kas kliendil on seda kaupa vaja, mida ma talle müün. Kui ta selle kinni maksab, siis tegelikult on mul täiesti savi. Väga paljud turunduse asjades on niimoodi, et kas klient seda tegelikult vajab, ükskõik. Ja võib-olla ei olegi teda vaja üldse ahvatleda. Sest on olemas ka väga paljusid firmasid, kes suudavad oma kauba ära müüa ilma turundust üldse tegemata. Eks seal mingi ahvatlus ikkagi on. Näiteks ütleme, hea näide on Walmart, maailma suurimaid kaubanduskette, kes esimest korda hakkas reklaami ja suhtekorraldusega tegelema 37 aastat pärast oma sündi. Firma on sündinud 62 aastal 2000. Sinnamaani nendel oli ainult üks kiri igal pool, always low prices ja see oli kõik. Inimesed tulid ise. See sama suust suhu marketing oli nagu põhiline, millele sa viitasid, aga see on ka muidugi ahvatlemine. Aga põhimõtteliselt ei ole mõtet turundusega üldse tegeleda, kui sa saad oma kauba müüdud. Aga probleem on konkurentsis. Siin me põrkumegi kogu aeg selle vastu, et miks meil on vaja panustada selleks, et oma tuntust tõsta. Sellepärast, et kui turul on näiteks ainult üks ettevõte, Eesti Energia, siis ta saab kehtestada meile selliseid hindu, kui riik on sellega nõus, aga ütleme, et riik saab meile elektrit müüa sellise hinnaga, mida ta tahab meile müüa. Kui turul on vaba konkurents, mis mingil määral on tekkinud, siis olukord läheb keerulisemaks. Tuleb pühenduda ka marketingile. Aga olukordades, kus on hästi tihe konkurents, siis seal on selline lugu, et sa ei saa neid ostuotsuseid muidu kätte. Inimene ikkagi mõtleb, et inimene on tegelikult loomult väga ebalojaalne. Kui ta läheb ostma poodi piima, siis Riina teab täpselt, millest ta lähtub. Mis oli Selveri kõige populaarsem müügiartikkel püsiklientidele? Kilepiim. Jah, kilekott oli veel, jah. Nojah, kilekott oli veel, aga ütleme, kilepiim. Eks ole, ja nüüd see kilepiim, mis oli kõige odavam, sest piim, kaup oli ju täpselt sama.
täpselt sama. See brändi lojaalsus, et mul on mingisugune bränd ja ma olen selle eest nõus rohkem maksma, see tekib hoopis teistes kategooriates ja väga väikese hulga inimeste jaoks. Kas nad võivad seda piima olla oma hinna? Noh, ma arvan pigem mitte. Ma arvan, et oma hinna ka, noh, ma arvan, kui mingid kampaaniad ja asjad, muidu ma arvan, ikka üritaks igalt poolt võimalikult palju raha ära võtta. Aga noh, siin on muidugi ka see hinna küsimus, et noh, on tegelikult väga tähtis aru saada, et põhiline ahvatlus on ikkagi hind. Alati. Eestis circa 2/3 inimestest üle 60% ütlevad, et põhiline argument, miks nad mingi ostuotsuse teevad, on hind. Ja seetõttu tegelikult hind on nagu väga tähtis, aga nagu me riigihangetel näeme, siis väga sageli hinna peale lõpuni mängida ei saa, sellepärast, et sa võid saada ka kehva kauba. Ja see kaup ei pruugi olla võrreldav. Noh, näiteks teenuste puhul on täiesti võrreldamatu. Sa ütled isegi näiteks nagu advokaatide puhul, ta ütled, ühel on tunni hind 100 eurot, teisel on 200 eurot ja sa tegelikult ei tea, kas see 200 eurot on kallim või odavam. Aga noh, kilepiima puhul see võib-olla tundub lihtsam. Nii, aga nüüd on teine teema, mis sellega otseselt haakub. Ma nüüd teen sellise asja, et kuna ma tõstan seda natukene siia poole, et te näeksite. Aga kui te nüüd teate seda minu mudelit, kuidas ma mõtlen, siis mida ma soovitaksin teil teha selleks, et te saaksite ükskõik millises valdkonnas, kas lastega suheldes, sõprade, kolleegidega, klientidega, äripartneritega, ühiskonnaga suheldes, et millest sõltub kõige rohkem see, et te saavutate maksimaalse võimaliku tulemuse, mida te tahate saavutada. Sest see, et lapsed teevad ära kõik oma koolitööd, kui nad seda teha ei taha, ma võin teile oma kogemusest kinnitada, see on võimatu. Mitte ainult inimesed ei ole juhitamatud, vaid ka lapsed. Ma mõtlen tööl, siis töövõtjad. Aga on mingisugune üks sõna, milles on praktiliselt kõik kokku võetud, mille kaudu meil on kõige rohkem inimesi võimalik mõjutada. Ja mis see sõna võiks olla? No hakkame tagantpoolt pihta, et viimane sõna on M või täht. Viimane täht on M. Ei. No komm ja komm selles, ütleme niimoodi, et see on leige. See on leige. No ütleme, ei ole. Ei. Pane üks täht juurde. Ikka kasum. Jah, õige. Selles on kõik, absoluutselt kõik. Sest vaadake, mina olen erialalt jurist ja Tartu Ülikooli õigusinstituudi lõpetanud ja seal, kui ma seal koolis käisin, siis oli kogu aeg küsimus sellest, et õiglusest ja õigusest. Ja kas õigus ehk siis seadused on õiglased või ei ole. Sest väga tihti õigus ei ole õiglane. See nüüd läks keeruliseks võib-olla, aga kui te natuke mõtlete, seda saate aru. Aga turunduses on küsimus selles, et õigus ei loe midagi. Loeb ainult see, kellel on paremad argumendid. Ja argumentide kokkuvõte on sõnum. No näiteks, seda on mõistnud väga hästi poliitikud. Võime kohe sellise kasti ümber. On väga hästi mõistnud poliitikud. Kes teist on kunagi kuulnud sellist mõtet nagu
tehtud. Või kindlalt edasi. Või mõõgame läbi. Või plats puhtaks. Aga mida nad tegelikult sellega öelda tahavad meile, oma sihtrühmale? Ega nad kõik ei suutnud mõjutada. Reformierakond ütles kindlalt edasi, varastas oma mõtte Elronilt, sest see on Elroni hüüdlause, slogan, kindlalt edasi, aga nad ei saanud enda kätte kogu ühiskonda. Absoluutselt mitte. Aga nende sõnumisse oli kokku võetud kõik nende võtmeargumendid, kuna nad tahtsid meid panna tegema seda, mida nemad tahtsid, et me teeks. Ehk siis hääletas nende poolt. Primitiivne, lihtne. Kas nad saavutasid selle? Jah, nad saavutasid mingisuguses osas. Reformierakond suutis selle saavutada umbes 30% osas ühiskonnast, mis on muidugi meeletult tugev. Ja selles nende sõnumis olid siis sees, see võttis kokku kõik nende argumendid, 80 või 90 leheküljelise valimisprogrammi. Argumente võib olla palju või vähe. Enamasti 3 argumendist piisab, sest inimesed ei ole süvenemisvõimelised. No kuidas ma niimoodi ütlen, et nad ei ole süvenemisvõimelised? Väga lihtne. Kui meil olid väga lihtsad argumendid, kuhu Eestit juhtida, NATO-sse, Euroopa Liitu, siis kogu ühiskond sai aru, et meil on narratiiv, aga nüüd meil justkui narratiivi ei ole. Aga võib-olla meil on argumente oluliselt rohkem, kui oli siis. Aga siis oli selge ja võimas sõnum, mis lajatas meile otse siia 2 silma vahele, aga kõik need ühiskondlikud sotsiaalsed probleemid, mis meil täna on, nende alus on tegelikult kuskil minevikus. Kui me peame trahve näiteks tõstma, see on nüüd juriidiline küsimus, 5 korda või palju see oli, või 2,5 korda? Ma ei mäletagi. 2,5, jah. 2,5 korda, siis kas see on absurd või ei ole? See on täielik absurd, sest seal saab teha ainult 2 järeldust. Üks asi on see, et kas valitsus on hulluks läinud, või teine, et siiamaani oli meil kõik täiesti valesti. Ja nüüd sätitakse õigeks, sest tegelikult on alati võimalik, et kui tõstetakse palkasid näiteks 10%, siis õiglust sellega ei ole võimalik kehtestada või ebaõiglust ära likvideerida. See võib täiesti vabalt niimoodi olla. Enamasti nii ongi. Kui mõnes sektoris näiteks arstid ütlevad, et nad saavad liiga vähe palka, eks ole, siis et nüüd tuleb sättida õiglaseks, siis tegelikult loomulikult, mis juhtub, on see, et õpetajate palk kohe langeb. Sest kõik on suhtes. Et kui arst ütleb, et temal on 2000 eurot vähe, see on tavaline arstipalk, siis õpetaja, kui ta saab teada, et arst saab 500 eurot juurde, aga tema saab 50 eurot juurde, siis või ei saa üldse midagi, ebaõiglus ainult süveneb. Ja niimoodi võib ära argumenteerida väga paljud asjad, keerata täiesti pea peale. Kui mul on kohustus luua sõnum Reformierakonnale ja Keskerakonnale, siis kas ma olen võimeline ja kas meie oleme võimelised looma sellise sõnumi, millesse me ise usume mõlemale erakonnale? Vastus on, et jah. Sellepärast, et milles on küsimus? Et kõik argumendid, mis sõnumisse koonduvad, on piiratud. Seal ei ole kunagi kõik lõpuni. Üheski sõnumis ei ole ära öeldud kõik asjad, kuidas asjad tegelikult lõpuni on. Ja kui rõhutada neid asju, mis on olulised, et meie tulemust saavutada, nagu sa ütlesid, et natukene jõhker pealkiri sai, aga ettekandele siis, et siis me käimegi välja need. Ja mis tulemus on?
tulemus on see, et me saavutame seda, mida meie tahame saavutada. Meie sõnum töötab, eks ole, ja noh, ega kui te kainelt mõtlete, siis kas kindlalt edasi või tehtud näiteks, kas need väga palju erinevad? Tegelikult on see üks ja sama asi. Kindlalt edasi jätkame samas vaimus, eks ole, tehtud, planeerisime, kõik on ära tehtud, eks ole. Ja nüüd tuleb kõige olulisem, kõige tähtsam mõte. Et kuidas siis ikkagi on võimalik, et mõned ettevõtted, inimesed on edukamad kui teised. Oma sõnumi edastamisel, tulemuse saavutamisel, ostuotsuste paljundamisel. Miks näiteks Hansapank omal ajal oli edukam kui Ühispank? Miks Julia Roberts on edukam kui Evelin Võigemast? No pakkuge. Mis võib olla see asi? Ma ütlen järjest, ambitsioonid, see vastus ei ole õige. Sellepärast, et olete näinud ühiskonnas väga palju inimesi, kellel on väga palju ambitsioone, aga kes tegelikult näiteks Anna-Maria Kalojan, kes tegelikult väga kaugele ei ole jõudnud. Sõnum, ühest küljest aga väga paljudel organisatsioonidel ja firmadel on väga tore sõnum, aga ikkagi neid ei osteta. Turg on suurem. No ühest küljest aga teisest küljest jälle on ka Eestis väga palju näitlejaid, kes ei ole sellist edu saavutanud kui mõni teine Eesti näitleja. See on nüüd päris soe vastus, aga ta ei ole päris õige rakursi alt. Ei, tegelikult on hästi lihtne. Ei, tegelikult on see, et kõige lihtsam asi on see, et tuleb lihtsalt inimestele meeldida. Hästi lihtne, aga kas me saame seda ise endale võtta? Ma pean teile ütlema, et ei saa. Ja siin ongi selline hull asi, et istusin Linnateatris, vaatasin ära vahva etenduse. Mängisid 2 näitlejat, üks on väga kuulus ka ühiskonnas, teist teavad ainult kõik need, kes käivad Linnateatris. Ja siis arutasin Anu Konsega, kes on grimeerimisosakonna juhataja, et vaata, et see näitleja, kes on kuulus, minu arust tegi kehva rolli, kes on hästi tuntud. Ja see, kes tegelikult nii tuntud ei ole, see oli päris geniaalne. Ja ma pakkusin, et tal on oskused paremad kui sellel populaarsel tuntud näitleja. Ja Anu ütles mulle, Janek, aga selleks, et olla edukas, tuleb lihtsalt inimestele meeldida. Ja väga paljud inimesed, kes näiteks laval on väga head oskustega, meeldivad inimestele vähem kui need, kellel neid oskusi nii palju ei ole. Ja tihti arvatakse, et näiteks, et õppimisest on loomulikult kasu. Treeningust on loomulikult kasu. Kui sa tead viisakusreegleid, siis on väga suur tõenäosus, et sa käitudki viisakamalt. Aga lõpuni me kunagi ei saa võtta endale asju, mis meile nii-öelda ei ole antud. Kui seda ei ole meie DNA-s, meie sisemas olemas, siis tegelikult seda lõpuni võtta endale ei saa. Aga kui sa tead seda reeglit, seda, et tuleb inimestele meeldida, siis üks asi, mida me kõik saame teha ja mis väga palju aitab. Mis see võiks olla? Tuleb vältida seda, et mitte olla, et olla ebameeldiv. Et kui sa oled ebameeldiv, siis seda sa ju tegelikult ise tajud ära. Sa tajud, et nii ei peaks käituma. Ma ei peaks tegelikult ütlema sellele kassapidajale, et te olete vastik. Te ei meeldi mulle. Või restoranis kärkima, et see praad on juba külm.
viige tagasi. Mulle ei meeldi see vein, mulle ei meeldi need saiakesed, mis te meile tõite. Need on juba kõvad. No, suure tõenäosusega, isegi kui te annaksite jootraha, siis eriti kui te oleksite näiteks sama kuulus kui Eesti Vabariigi president, siis on väga suur tõenäosus, et see ettekandja räägib selle informatsiooni edasi oma tuttavalt. Ja teie maine saab märkimisväärselt kahjustatud. Ebameeldiva olekuga saavutab väga palju. Ehk siis on võimalik hävitada kogu karjäär. Kui sa muidugi tahad seda üldse saavutada. Et võib-olla see inimestele meeldimine enamasti ei seisne mitte millegi erilise tegemises, vaid enamasti see seisneb selles, et sa ei ole ebameeldiv. Selles on hästi palju võtit, kuidas saavutada häid tulemusi. Ja üks väga selline kandev teema on mul veel. Sõnumiga me saime nüüd enam-vähem ühele poole. Te oskate kindlasti väga selliseid sõnumeid hästi teha, millega te saate kõik lapsed õppima, kõik kliendid ostma, kõik töötajad innustatud. Aga eriti ettevõtluses, te ju teate. Põhiline planeerimismeetod on eelarve, Exceli tabel, nagu ka riigis, et kui mõnelt ettevõtte kohta küsida, et miks ta eksisteerib, ikka kasumit teenida. Mõned ütlevad, et on sotsiaalsed eesmärke ka, aga üldiselt, et teenime kasumit, see on nagu see mõte. Aga kuidas sinna jõuda? Enamus ettevõtteid ei ela 5-aastaseks. 10% elab 5-aastaseks, mis asutatakse. Järelikult on niimoodi, et meil on ettekujutus turust, kui meeldivad me oleme, kui tuntuks me suudame saada, kui vaja on turul meie teenust ja me ikkagi ei saavuta midagi. No miks see võiks nii olla? Kas me oleme rumalad? Me oleme käinud läbi ülikooli, me oleme õppinud, uurinud, lugenud ajalehti, pingutanud ja midagi ei tule välja. No miks? Võib-olla ei küsita tagasisidet klientidelt. Et sa arvad ainult, et sa oled väga... Ma aitan teid. Muidugi jälle laenan andmeid, ma ei varasta, aga ma laenan. Ernst & Young viis läbi 500 Euroopa tippettevõtja hulgas küsitluse. Ja ta tahtis teada, et mis on need asjad, mis teevad inimesed edukaks. Ja et mis on need ühendavad tegurid, et vähemalt pooltel juhtudel need langevad kokku. Kas nad on mehed või naised? Kas nad on ülikoolis käinud või mitte? Kas nad on noored või vanad? Kas nad on abielus või mitte? Kas neil on lapsi või mitte? Kas nad on musta või valge või sinisenahalised, siniseverelised? Ja mis te arvate? Mis oli selle uuringu tulemus? Palju neid omadusi leiti, mis ühendas ettevõtlikke inimesi ja õnnestunud inimesi. Need olid püstirikkad kõik, kes olid ise ettevõtlusega tulu saavutanud. Ja et palju neid omadusi oli ja mis need omadused olid? Üks ühine eesmärk on neil kindlasti. Nii, mis see? Seda õiget vastust, et kas need oli 1, 2 või 10 või 100 neid ühiseid omandusi? Küsime kõigepealt nii. Õige vastus on, et 1. Et kõik olid nii erinevad, et tegelikult midagi ühendavad seal ei leitud. Aga üks asi oli täiesti selge.
tegelikult väga palju väliselt rumalaid inimesi on saanud pööraselt rikkaks. Teiste arvates, et noh, kuidas nii loll inimene sai nüüd, ütleme, sellise... Ei, sellega kindlasti saavutab ka, aga seda üldistust ei saa teha. Boksist väljas asi on see, et õnne peab olema. Muuseas, see on väga oluline, aga mitte selles kontekstis. Sest noh, tegelikult, et osadel inimestel on, jah, vaata seal õnne kõrval, see asi käib seal õnne kõrval, mida on vaja, aga mis asi see on? See on päris soe, see Riina vastus on päris soe, aga ei, Riina oli väga lähedal tõele, aga ja see pealakkamises, mida? Eestvedamine pealakkamises. Ei. See on hästi primitiivne. Jaa, väga paljud inimesed teevad palju tööd ja neil õnne ei ole ja nad ei saavuta midagi. Aga kui sa oled töökas, siis isegi kui sul õnne ei ole, sa jääd ellu. Aga väga paljudel on palju õnne, eks ole, ja tööd ei ole. Ja kõik läheb, sest Ameerika, see on nüüd Forbesist, kunagi ingliskeelsest Forbesist laenatud mõte, ümber laua istus 3 investeerimispankurit, 80+. Ja nende käest küsiti, need mehed, et mis on see minimaalne protsent, millega te olete nõus kuhugi investeerima? Mida mehed vastasid ühest suust? Me kunagi ei mõtle sellele, kui palju me võime teenida. Me mõtleme ainult sellele, kui palju me võime kaotada. Ja selles on tegelikult, ütleme, et tegelikult raha ei ole ettevõtluse eesmärk numbrites kunagi. Laiemas mõttes loomulikult, sa tahad saada tulu, eks ole, aga tegelikult on see üks mäng ja põhiline küsimus on see, et töökusega on saavutanud väga imelikud inimesed väga suurt edu. Kõik tippettevõtjad, selgelt üks ühine omadus, nad on pühendunud täielikult sellele, mida nad teevad. Ja siin on nüüd, ütleme niimoodi, et õnn on see, kui sa suudad inimestele meeldida. Aga isegi kui sa väga ei suuda, püüad aga väga ei suuda, siis töökusega saab ravida ka seda probleemi. Sest küsimus on tegelikult selles, et väga paljud inimesed, kes on väga populaarsed mingitel hetkedel olnud, on tegelikult väga halvad inimesed oma lähiringis. Ja suhtekorralduses on näiteks selline huvitav asi, et tihti arvatakse, et see avalik maine, et see on nagu väga-väga tähtis. Ja siis me tegime Rahandusministeeriumile kommunikatsiooni auditi. Siis ma seal esitlesin seda, ütlesin, et selline asi, teil on selline maine, kõik ja nii. Ja siis üks väga kõrge tippametnik selles majas, mis nüüd just ära lammutatakse või on juba lammutatud, ütles, Janek, mind absoluutselt ei huvita see avalik arvamus. Mulle käivad närvidele need igasugused pressiesindajad, kes nõuavad kogu aeg mingisuguseid vastuseid. Ja mina vastasin, ega mind ka avalik arvamus absoluutselt ei huvita. Sellepärast, et avalik arvamus ei peagi meile tegelikult üldse korda minema. Ise ütles ju, et maine on tähtis. Aga nali on selles, et avalikkusesse ei jõua mitte midagi sellist, mis ei ole juba juhtunud lähiringis. Kui sa oma naist või meest ei armasta, ta jätab su maha. Kui sa oled ülemuse suhtes vastik, ta laseb su lahti. Kui sa teed sõbrale tünni, ta sind oma sünnipäeval ei kutsu. Kui sa emaga läbi ei saa, ta jätab su pärandusest ilma. Ja kõik need samad probleemid kanduvad avalikku ruumi. Kõik avalikus ruumis olevad kriisid saavad alguse lähiringist.
ja tegelikult tähtis ei ole mitte omada häid avalikke suhteid, vaid tähtis on omada häid sisesuhteid, lähisuhteid. Need on tegelikult kõige olulisemad ja nende pidamine on väga raske. Selles suhtes, et osad inimesed lihtsalt isikuomaduste poolest on sellised, et kõik inimesed, kes nendega koos töötavad, on alalises stressis. Mis ta nüüd veel pähe võib tulla? Mis ta nüüd veel ütleb? See on tegelikult kohutav. Et kõik see, kuidas jõuda maksimaalsete ostuotsusteni ja ostuotsuse all me võime pidada ka silmas seda, et ma ostan ära teie mõtte. Lähme täna kinno. Lähme täna teatrisse. Lähme täna loomaaeda. Teeme täna heina. Viime emale lilli. Mis iganes. Kas ma ostan selle sinu mõtte ära või mitte? Sest tegelikult on nii, et siin on peidus ka kõik konfliktid. Sest inimesed tahavad saavutada seda, et teised inimesed teeksid seda, mida nemad tahavad, et nad teeksid. See on kogu kommunikatsiooni võtmeprobleem. Aga probleem on selles, et nad ei tee. Muidu ei oleks ju kommunikatsiooni üldse vaja. Kui ma ütleks talle, et tõuske püsti ja kõik tõuseks ja siis jälle ja jälle, siis tegelikult ei oleks kommunikatsioonist vaja midagi rääkida. Aga praegu ei tulnud isegi kellegi sellist mõtet, et ta võiks püsti tõusta. Ega ma ei mõelnudki, et te tõusete, aga sa ei jõua inimestele piisavalt selgelt oma sõnumiga kohale, kui sa ei ole seda läbi mõelnud, kui sa ei ole seda läbi mõtestanud. No olete nõus, et kui te lähete poodi, te ei osta midagi sellist, mitte ainult, mida teil vaja ei ole, vaid te ei osta ka seda, mis teile üldse ei meeldi. No, näiteks mingisugust seelikut või kleiti või lipsu või pintsakut või kes on ostnud meelega, et lähete poodi, ostaks midagi, mis on eriti vastik ja kole. Kas on kellelgi juhtunud selline asi? Ei ole, eks ole. No, nii masohistlikud me ei ole. Mis on siis minu sõnum täna teile? Punkt 1. Tegelikult algab kõik sellest, mida me tegelikult tahame saavutada. Me peame enda jaoks selgeks mõtlema, et millise tulemuseni me tahame jõuda. Väga paljud tegevused, mis ei ole selle tulemuse teenistuses, on mõttetud. No, näiteks meil oli üks klient võlgu ja tal ei olnudki seda raha kuskilt parasjagu eriti võtta, aga meil oli seal väga suured kulud taga ja meil oli vaja, et see arve saaks makstud. Ja küll me mõtlesime, mida teha. Ja siis meie finantsjuht andis mulle igasugused soovitused, et kaevame kohtusse, anname inkassosse, meil oli kõik sellised võimalused olemas. Aga ma ütlesin, aga kuule, Robert, kas sa usud, et need tegevused aitavad meil seda tulemust saavutada? Siis ta vastab mulle, et ei. Siis ma küsin, miks me seda siis teeme? Tulemus, kuhu me tahame jõuda, on kõige tähtsam ja kõik tegevused, mis kommunikatsiooni puudutavad, peavad olema selle teenistuses. Ei ole mõtet näiteks anda kellelegi negatiivset tagasisidet, et teate, teie toit mulle ei maitsenud, kui sellest ei ole midagi kasu või see ei ole hädavajalik. Milleks? Siis ta läheb järgmine kord, kokkadega on selline asi, et see on täiesti reaalsest elust võetud skandaal, kus Tallinna restoranis Õhtulehes või Postimese kuskil oli selline lugu mõni aasta tagasi, et kliendid pahandasid ettekandjaga ja solvasid kokka. Aga kokk vihastas ja sülitas nende toidu sisse. Ja teistpidi on muidugi ka see, et võib-olla selline natukene jõhker näide, aga tegelikult ei tasu kunagi sülitada ka kellegi tööle, isegi kui see on halb, sest sa kunagi ei tea, mis ta teiseks teeb. See on väga keeruline. Aga kui te täpselt teate, mida te tahate saavutada ja see on seotud rohkem kui 3 kliendiga,
näiteks teie lapsed. Te tahate rääkida massidega, siis muidugi on vaja avalikku tuntust. See on möödapääsmatu. Te olete jaeturul. Ja kui te ei ole jaeturul, siis on vaja tuntust selles kindlas sihtrühmas. Kui on vaja koolis midagi öelda, siis piisab koolilehest, koduleheküljest, mõnikord ka sõpradega Facebookis suhtlemisest, et saavutada sama tulemus. Teil on vaja mainet. Kui teil maine on halb, siis keegi teie poole ei pöördu. Loomulikult maine parandamiseks tuleb lihtsalt inimestele meeldida. Aga selleks, et inimestele meeldida, ei olegi vaja teha mitte midagi muud, kui neile mitte ebameeldida. Mitte olla ebameeldiv. Kui inimestel ei ole vajadust, siis vajadust saab alati luua. Kui teil on midagi vaja, aga teisel tundub, et tal seda vaja ei ole, siis on alati erinevaid meetode, kuidas talle selgeks teha, et tegelikult on tal seda ikka väga vaja. No näiteks seda mobiiltelefoni või Facebooki. Ma arvan, kui ma sind kõvasti veenaksin, siis võib juhtuda, et sa ikkagi kolid sinna. No nali, aga põhimõtteliselt sa mõttest said aru. Just. Ja siis on alati vaja tõuget. On vaja mingisugust ahvatlust, mis paneb mind tegutsema. Sest konkurentsisituatsioonis on selline probleem, et mitte ainult mina ei püüa oma kaupa müüa, oma mõtteid müüa, oma seisukohti selgitada, vaid seda üritavad teha ka kõik teised. Ja inimene teeb enamasti valiku vaid ühes. Kui me toome näite Riigikogu valimistelt, siis ühest küljest sul inimesel on ainult üks hääl, aga seal nimekirjas on 120 inimest ja ma ei tea, palju seal iganes neid on. See konkurents on tegelikult meeletu, sest küsimus ei konkureeri mitte nende kohtade arvuga, vaid sa konkureerid kõikide nende inimestega, kes tahavad sinna kandideerida. Ja alati tasub vaadata asja ka altpoolt üles. Mis tähendab, et kui sa saavutad oma ostuotsused ilma selle ülemisosa pingutuseta, siis sa oled geniaalne. Ja reaalsus ongi see, et enamus juhtudel on see tasakaalupunkt kuskil siin keskel. Et sa ei pea olema üdini kuulus, üdini hea mainega. No, seepärast, et kõikide inimeste jaoks väga paljud tegevused ei pruugi hea mainega olla. Isegi restorani pidamine võib tunduda ebaeetiline, et teenid alkoholi pealt raha. Ja et sa pead leidma enda jaoks selle tasakaalupunkti. Aga reaalsus on see, et kui sa lähtud sellest lõpptulemuse ootusest, mida sa tahad saavutada, siis kõige tähtsamad on ikkagi need ostuotsused. Et sa saavutad selle tulemuse, mille sa endale alguses eesmärgiks seadsid. Kui sa selle saavutad, siis sa peaaegu kõik saavutada. Coca-Cola endine turundusjuht, minu lemmik turundusmõtleja Sergei Süüman on öelnud. Turunduse ainukene eesmärk on müüa võimalikult paljudele, võimalikult kaua, võimalikult kõrge hinnaga. Ei ole mitte ühtegi muud põhjust seda teha. Tegelikult see ongi nii. See kõlab võib-olla jõhkralt, aga see ei ole jõhker, sellepärast et on konkurents. Ja väga suur osa turuosalistest tegelikult ei teeni mingit erilist kasumit. Vaatamata meeletule pingutusele ja soovile mulle igat pidi meeldida. Töökuse mõte on viimane. Tegelikult kõik need mõtted, mis ma siin täna jagasin, need aitavad mõelda. Aga loomulikult ei saa kellegilt ühtegi mudelit üle võtta, sellepärast et nagu Umberto Eco ütles, tekst on alati targem kui autor. See nüüd kõlas keeruliselt, et mina olen rumalam kui see jutt, mida ma rääkisin. Kuidas nii? No väga lihtne, sellepärast, et teil on ka teie enda mõtted, aga minul neid ei ole. Teil minu mõtted on.
ja kui te panete need kokku, siis siit tekib selline tunnetus. Inimestega suhtlemine ongi sellepärast erakordselt oluline, et sa täiustad oma tunnetust. Sest see, et sa eksid, et sa ei tea kõike, see on täiesti normaalne. Minu käest küsiti kord, et noh, milliseid vigu sa oled teinud. Ere koolitus palus, et ma teeksin sellise loengu. Ma tegin. Aga ma võin teile öelda, et ma ei ole teinud mitte ühtegi viga oma elus. Sellel hetkel, kui ma selle vea tegin. Sellepärast, et loomulikult ma proovisin teha enda jaoks kõige mõistlikum otsuse. Ja kes meist läheb sellisesse olukorda, et ta on juba ette 100% kindel, et see on katastroof. Ja siis ma teen ikka selle. No võib-olla mõned juhud on, aga need ei ole mitte tervest mõistusest lähtuvad. Näiteks enesetappida, on tegelikult selliseid näiteid tuua, ma ei saa väita, et sa mitte kunagi nii keegi ei tee. Aga enamasti me ei tee. Enamasti me lähtume ikkagi sellest, et me tahame endale kasulikke otsuseid teha. Aga me teeme vigu. Ja ainus, mis nendest vigadest, mida me elu jooksul teeme, välja aitab, on muidugi see sama mõte. Et tegelikult loomulikult on kasulik töötada pigem 20 tundi kui 2 tundi, kuigi mõlemad on äärmused. Selles suhtes, et inimene tahab saavutada tulemusi. Ja minu viimane mõte on see, et ärge raisake elu. Kasutage seda ära, sellepärast, et elu on väga lühike võrreldes selle ajaga, mis me saame olla surnud. Ja kui sellest lähtuda, siis ma arvan, et tasub pingutada. Et aitäh ja nüüd küsimus. No nii, ma arvan, et võime teha ühe sellise aplausi. Panen selle mikrofoni siia, siis mul on endal lihtsam rääkida, nüüd on kuulda küll vast, jah. Et kohe läheme siis sellise arutelu juurde ja diskussiooni juurde ja ma kujutan ette, et teil on juba päris palju küsimusi tekkinud. Aga ennem kui ma sõna teile annan, et siis ma teen ise sellise, kasutan seda võimalust ja teen ise võib-olla sellise vahekokkuvõtte, et mis mind nagu kõnetas või millised mõtted mul tekkisid. Et kõigepealt mulle meeldis, et sa eristasid oma jutus sellise tavasuhtlemissituatsiooni ja siis nagu ärisuhtlemissituatsiooni. Et mul tekkis väga palju linkimisi sellega, et perekeskel suhtlemine ja kas me saame neid analoogiaid sellisest tavasuhtlusest siis nagu ärisuhtlusesse üle kanda. Ja oma ettekande alguses sa nagu tooritasid, et kui me räägime mõjusast suhtlemisest ja sellest, et panna inimesed tegema seda, mida me tahame, et kui ma ütlen oma 8-aastasele pojale, et sa võid minna PlayStationit mängima, siis ta kuuleb seda kohe. Ja kui ma ütlen talle õhtul, et sa pead minema hambaid ja pesema, siis ma pean ütlema seda vähemasti 3-4 korda, eks ju, et see on kuidagi nagu seotud selle meeldivuse ja kasulikkusega, see mõjus kommunikatsioon. Ja sellest tulenevalt minu küsimus oleks sulle või et kuidas siis, et millele me peaksime rohkem energiat nagu suunama. Et kas me peaksime mõtlema sellele, et uurida välja mõjutatavaltelt seda, mis neile meeldib teha ja mis neil on kasulik teha ja siis üritada seda kommunikatsiooni selliselt nagu sättida. Ja lisaks, et kas meil on võimalus muuta need kasulikud asjad, või ütleme siis näiliselt mittekasulikud asjad kuidagi kasulikuks. Ehk siis, et kui ma seda näidet kasutan, et kas me peaksin pühendama energiat sellele, et teha kuidagi moodi, teha selgeks, eks ju, kõlab nagu väga õõnsalt oma pojale, et hammaste pesemine on talle ülimalt meeldiv tegevus, et millele me siis seda energiat peaksime nagu kulutama, et kas ma pean iga kord ütlema talle 3-4 korda, et mine hambaid pesema, ma peaksin võtma selle aja ja tekitama temas sellise tunde, sellise mõtte, et hammaste pesemine on ülimalt meeldiv tegevus, mis tähendab, et tulevikus ma ainult proogin öelda, et mine hambaid pesema ja ta suurema rõõmuga läheb. Ja siis
tegelikult pärast, kui see üritus läbi saab, ma tahaksin isiklikku konsultatsiooni selle kohta, et kuidas teha PlayStationi mängimine ebameeldivaks. Aga sellest juba siis ilma. Ma arvan, et ma sellele vastaks kohe ära. See on lihtsam, et mina olen muidugi ammu aru saanud, et PlayStationi mängimine tuleb teha lihtsalt endale meeldivaks. Et sellisel juhul on probleem lahendatud ja absoluutselt, et see on täiesti lahendatud küsimus kohe. Nii, aga nüüd tule see esimene mõte oli see, et kas me peaksime nagu välja uurima, et selleks, et olla mõjus, me peaksime välja uurima, et mida see teine osapool ikkagi nagu tahab, kuidas teile muutuda nagu meeldivaks. Täpselt, tähendab, tegelikult ma olen teile väga hea nõu ja räägin seda näite läbi. Läksime abikaasaga ühe meie hea tuttavaga õhtusöögile nende perega ja mees on 60+, ta sai vist isegi 65, nüüd vanem mees juba, aga väga tuntud ettevõtja Eestis. Ja siis vaatab mind ja ütleb, Janek, sa oled nii väsinud, eks ole. Ma ütlesin, et jah, olen küll, et olen siin nagu ikka lasknud korra rattas ja vähe maganud ja kõike muud. Ja siis, aga tee loakamalt, ära pinguta nii palju. Ja pärast seda ma mõtlesin, et tegelikult see ongi üks väga tark mõte. Väga tihti me kujutame ette. See nüüd natukene läheb justkui vastuolu sellega, mida ma ennem rääkisin, aga tegelikult ei lähe. Et väga tihti me kujutame ette, et kui me mingisuguses konkreetses teemas teeme meeletuid pingutusi, mida me ette kujutame, et kuidas see asi võiks laheneda ja siis me usume, et see laheneb. Kui kodus on kohe abikaasa hakkab vastu vaidlema. Jaa, lase. Aga see on tegelikult täiesti geniaalne, sest ma rääkisin pikalt ühel vastuvõtul Andres Peetsiga, kes pidas sellist ööklubi nagu Bon. No olete kuulnud kunagi sellist ööklubi, eks ole. No kes teist on kunagi elus vähemalt ühe korra ööklubbi sattunud? Ühe korra. Niimoodi. No enamus teab, mis asi see on, eks ole. Kõik ei tea, eks ole, aga küllap siiski. Ja siis ta ütles, et ükskõik mis vanuses inimene hakkab ööklubis käima, see kestab kuni 10 aastat. Ja selles mõttes on tegelikult kõik kuld sees. Tähendab, kui sa oled 18 ja hakkad käima, siis 28. eluaastaks sa oled lõpetanud selle. Kui sa hakkad 50-selt käima, siis 60-seks oled sa sellest tüdinud. Ja sügav moraal on tegelikult selles, et asjad lähevad üle. Ja me proovime kogu aeg kunstlikult, me arvame, et me suudame näiteks, ütleme, tõmmata inimesi, nende meeldimist vähendada ja nii edasi. Me arvame, et meie hariduspoliitikas, ma pean nüüd siin hariduspoliitikast ka rääkima natukene. Ma nõustasin haridusministeeriumit, kui oli õpetajate streik. Pool aastat. Ma olen haridusega veel rohkem kokku puutunud, ma olen Tallinna Tehnikaülikooliga koostööd teinud ja hästi vähe küll, aga natukene ka Tartu Ülikooliga. Ja üks võtmemoraal tegelikult kõiges selles, et kuidas me nagu seda käitumist ja tarkust ja kõike suuname, on see, et tegelikult seda ei ole üldse mõtet teha. Me kanname kandikul lahendused ette. Las nad siis võtavad sealt. Aga Toomas Paul kirjutas ühe geniaalse artikli Maalehes, kus ta tõi välja. Inimese isikuomadused 7-aastaselt ja 100-aastaselt on samad. Inimene muutub ainult natukene kinnisemaks elukogemuse tõttu. No, ma ei hakka küsima, ärge kätt tõstke jumala pärast, kes on lahku läinud, eks ole. Aga te olete kindlasti kuulnud, et näiteks kroonikas, tuntud paar läheb lahku ja siis seal kirjutatakse, et nad kasvasid lahku. Eks ole, seda väljendit on ju enamus kuulnud. See on vale. See on täis vale. Sellepärast, et tegelikult nad ei kasvanud kokku. Sest olemuslikult on asi niimoodi, et näiteks kui on mingi hea inimene, muutub kurjategijaks. Aavo Viiol. Kogu aeg oli tubli, tark inimene, siis varastas 8 miljonit. Krooni. Või mõni kriminaal muutub heategijaks. Siis kõik need omadused on olnud temas ka enne.
heas inimeses olid olemas kogu see kurjus, mis hiljem välja tuli ja kõik see headus, mis selles kurjuses oli olemas ka seal enne. Midagi ei muutu, DNA kood ei muutu. Ja vaata, siin ongi see võib-olla põhiline vastus, et mina ei arva näiteks, et me peaksime kogu aeg muutma lapsi, töökaaslased, kolleege. Et kui keegi mängib liiga palju PlayStationit, eks ole, või istub arvutis või midagi nii, siis las ta mängib, eks ole. Ja kui ma tahan temaga ühist aega leida, siis ma pean ka hakkama mängima. See on minu probleem, mitte tema oma. Ühesõnaga sõnumid nägime koos PlayStationit jõuab märksa kiiremini kohale, et lähme koos hambad pesema. Ja hammastega on vaata, tähendab, üks oluline mõte on siin see, et kuidas sa saad, vaata, mõningatest asjadest me saame aru, et see on kasulik. Kuigi 14% Eesti meestest vist ei pese hambaid, nagu ma uuringust lugesin, eks ole. Aga see on jälle juhtimisteoorias, et kumb töötab paremini või milline töötab kõige paremini, kas piits, präänik või piits ja präänik? Piits, präänik või piits ja präänik? Õige, piits ja präänik. Ehk siis sa pead talle rääkima kahte asja. Kallis, palun mine hambaid pesema. Ja kui sa ei lähe, siis tulevad need ussid ja söövad kõik sinu hambad ära. Vaat sa olid selline, sul ei olegi ühtegi hammast enam. Et tegelikult pead ikkagi hirmutama ja siis motiveerima. Hirmutama ja motiveerima. Sest, jah. Ja siin on muidugi psühholoogid ütlevad muidugi, et see on täiesti vale lähenemine. Ja ei, mina ei ütle seda, aga psühholoogid ütlevad. Ja miks? Seal on väga selge põhjendus, sellepärast, et tekib vale motivatsioon. Eks ole, et mõtle näiteks, eks ole, kui sa pead mehele kodus ütlema, et kuule, mine pese hambad ära, siis saad PlayStationiga mängida. Aga ta ütleb, aga mul on juba see ööklubi aeg mööda läinud, mind enam PlayStation ei huvita, ma jätan hambad pesemata, ma kuulun nende 14% hulka, kes kunagi seda ei tee. Nii et motivatsioon peab olema alati õige ja motivatsioon peab olema tegelikult inimese sees. See on täiesti absoluutselt selge. Meil on aeg, ma toon ühe näite veel, eks ole. Et see on, mis puudutab inimese õnnelikkust, see on täiesti geniaalne uurimus. Ma nüüd muudan teid kõiki kohe absoluutselt õnnelikuks. Ma kirjutasin sellest Estonian Airi pardaajakirja ka, nüüd kui te seda olete lugenud, eks ole, siis ärge teistele öelge. Ette vastust lihtsalt. Õnnelikkus sõltub 3 tegurist. Ameerikas tehtud uurimus 10%, 40%, 50%. Ja teil on muidu võimalik ära arvata, millest see sõltub. Selleks, et teil oleks natuke lihtsam, ma ütlen, et enamasti ju me kogu aeg loeme, eriti kollasest ajakirjast. Eriti kui näiteks mõni naine, mehed tavaliselt ei anna lihtsalt sellised intervjuusid. Mõni naine näeb intervjuusid, et mu mees oli igavene siga, ta oli ilge kaabakas, sellepärast meie abielu purunes. No olete ju sellised lugusid kuulnud. Südant lõhestavad lood, õudsad need mehed on, eks ole. No või ülemused või teine asi, see mul oli nii vastik ülemus, sõltumata, kas ta oli mees või naine, eks ole. Sellisega ei saagi, Silver Makeri käis kõik siuke värk, eks ole. Millest siis see õnnelikkus sõltub? Kas mida tähte saab öelda? Jaa, tähendab, ma võin teile öelda, et 10% sõltub välistest teguritest. Sulgus raha. Kohe ütle, mis nad on. Vastik naine või mees, loll ülemus, ebameeldiv kassapidaja, kärkiv ema, karjuvad lapsed, 10%. Nii. Täiesti olematu tähtsusega. Aga millest siis sõltuvad asjad põhiliselt? Ja see on väga soe. Aga ma defineerin seda täpsemalt. 40% tahtlikud tegevused. Minule meeldib jalgrattaga sõita.
60 kilomeetrit, väga hea, kui ma saan jalgrattaga sõita või ka 200 kilti Tartusse sõita näiteks, eelmine aasta tegin 4 korda. Geniaalne. Siia alla käivad ka, ütleme, Ameerika uurimuse järgi. Kõige olulisem osa moodutas seksuaalelu. Aga kõik muud tahtlikud tegevused ka. Ja seal oli sulgudes veel kirjas, eks ole, et loomulikult armastatud partneriga. Aga ma toon selle lihtsalt välja, mõistmaks, et mis see on. Ma tahan seda. Mulle meeldib see. See on kihvt. Aga viimane asi, see on pomm. Mida? Ootamatuse. Ei. Geenid. Ja nüüd te saite teada, et 90% teie õnnelikkusest sõltub ainult teist endist. Ja sellest üle poole te ei saa ise mitte midagi teha. Eestlastel on teatavasti erakordselt kehvad geenid, sest 26% eestlastest on õnnelikud. See on maailma mudaliiga. Ülejäänud on kõik õnnetud. Meil on erakordselt kehvad geenid. Aga see näitab, et jutt sellest, et õpetaja on halb, ema ei meeldi, sõbrad on vastikad, see kõik on jama, et kui keegi on õnnetu, siis ta ei ole selles ise süüdi. Ainult. See tuleneb sellest, et millisesse perekonnad on sündinud. Selles mõttes näiteks inimesed ei kujuta ette, kui oluline on valida lastele õige ema või isa. Ja ma ei saa seda kunagi teada tegelikult, et kas see nüüd sobis või mitte, sellepärast, et sa ei suuda. Näiteks te olete matemaatikas kindlasti oluliselt tugevamad kui mina, aga kas te oskate pakkuda, mitu esivanemat oli teil 525 aasta tagasi? 2 aastmel 21 hästi ruttu ütleb. 2 aastmel 21. No ma võin öelda, see on üle 2 miljoni. See on 2 miljonit 40, ma ei tea, mis iganes, ma nii täpselt nii kiiresti jõuan arutada. Aga see on ainult see 21. siil. 2 aastmel 10 on 1024. Ja see on 250 aastat tagasi. Kui põlvkonna pikkus on 25 aastat, eks ole, ja nii edasi. Tegelikult see geneetiline kood on pöörane. Aga nüüd ütleme nüüd, et näiteks kas teil on toredad lapsed, eks ole, või vabalt olla, et üks on tore, teine ei ole. Sellepärast geneetiliselt. Millele sa siis vihjad nagu? Ei, sellepärast, et see on jälle nüüd meditsiiniline natukene, aga küsimus on selles, ei, üks ja sama perekond, ma tahan öelda, et kasvatusroll on täiesti ülehinnatud. Need samad, kas lasta PlayStationit mängida või mitte. Sellepärast, et on pöörane hulk perekondi, kus üks laps on normaalne, teine ei ole. 2 on normaalsed, 1 ei ole. 2 ei ole normaalsed, aga 1 on geenius. Kõik armastavad, kogu ühiskond armastab. Mul on mitu lugupeetud tuttavad, kes on oma perekonnaga erakordselt hädas. Nii et ühesõnaga laske inimestel teha, mida nad tahavad. Siin ma vihjan, vaatan, et sa saad, lastele on vastus siin. Et kui te nende peale karjuta, eks ole, siis see nende õnnelikkust eriti ei mõjuta, aga kui te ei luba neil PlayStationiga mängida, siis te võtate ära neil kogu selle osa õnnelikkusest, mida nad saavad ise mõjutada. Mis asja? Ma ei kuulnud. Et 99%? Ja see võib kõik olla. Ja ütleme, Ain Einaruga tuntud geneetik, tema ütleb ka seda, et hispaanlastega on meie geen täpselt ühesugune, et praktiliselt see mitte mingit vahet ei ole. Nii, aga nüüd on järjekord auditooriumi käes, et andke käega märku, ma tulen selle mikrofoniga teie juurde, te ei pea otseselt rääkima, panen teile kuhugi siin laua peale. Et ei pea püsti tõusma, ma arvan, et me teeme nii-öelda, et oleks võimalikult mugavam, et andke lihtsalt märku, et kes tahab midagi Janeki käest küsida. Kasutage seda võimalust, kasutage võimalus saada teada midagi kasulikku, eks, jah.
Et küsimus veel kord poliitika vallast, et mis on teie arvates peamine põhjus, miks praeguse koalitsiooni populaarsus on nii kiiresti kahanenud või langenud? Võib-olla sa ütled oma nime ka, et Eesti... Kenna Ruul. Aus vastus on, et ma ei tea seda. Aga kui küsida niimoodi, et mõtisle, et miks see võiks nii olla, siis esimene põhjus, ma arvan, on see tegelikult, et Eestis on juhtimiskriis, valitsust juhivad poisikesed, see on kuvand, kõik, kuvand. Ideed, mis on välja käidud, ei kannata mingisugust olulist kriitikat. Ja teine küsimus on võib-olla ka see, et see kõlaks imelikult, et ei ole nagu tarku inimesi, visionääre ja nii edasi. Aga ma arvan ka, et väga suur osa ühiskonnast ei tunne, et Eesti Vabariigi valitsus koosneb 15 Eesti kõige targemast inimesest. Et see on nagu võib-olla nagu üks võti. Et tead, et kui mul on 4 sõpra, kes on targemad, mõni arvab, et on ise ka targem kui need valitsuse ministrid, aga ütleme, mul on vähemalt 4 sõpra, keda ma tean. Ja ma arvan, et see ealine probleem on ka väga suur. Selles suhtes, et ühiskond koosneb väga paljudest oluliselt vanematest inimestest ja omaealiste puhul on kriitikameel oluliselt kõrgem. Et tegelikult ütleme, ma mõtlen ise ka, et kui peaminister on minust ikkagi mitu aastat noorem, siis ta peab olema ikkagi saavutanud midagi oluliselt erakordsemat kui minu põlvkonna kaaslased selleks, et mõjuda piisavalt tõsiselt võetavalt. Ma lihtsalt, see oli mõtisklus. Samas valimistulemused oli teada. Siin on nagu selline küsimus, et reaalne valimissituatsioon ja see, millest me unistame, on väga erinevad, sest väga paljud lugupeetud inimesed ju ei läinud tegelikult, neid isegi ei rahulda see Riigikogu liikme palk võib-olla, eks ole. Ma mõtlen näiteks Erki Raasuk, eks ole, pangajuhid, eks ole. Tegelikult, kui te mõtlete, kui vähe saab üks inimene poliitikat mõjutada, siis väga paljudel kaob isegi see, ütleme, see kuulsus jänu ära. Et see on väga paljud on taandunud. Nii et ma arvan, et see on selline asi, et kui me teenusega pole rahul, mida meile pakutakse poliitikas, siis ega see ei tähenda seda, et me peame siis minema ise hakkama kohe seda teenust pakkuma. Ja ei ole ka muidugi kindel, et me suudaksime seda teha paremini. Aga need on lihtsalt mõtted. Nii, aitäh küsijale. Keegi veel? Tulen äkki lähemale kuidagi. Jah? Mina olen Riina. Ma mõtlesin selle skeemi peale ja tahtsin siit edasi küsida, et kui ma nagu mõtlen laste peale tagasi näiteks, et kuhu me selle töökuse paneme. Kas siis see töökus tuleb lastega kaasa geenidega ja võib juhtuda ka, et see on tahtlik tegevus, et nad ongi töökad, tahavad õppida, tahavad mida iganes veel teha. Või kuidas sa arvad? Ma ei alahindaks keskkonnamõju, et näiteks kui inimene, see on nüüd intelligentsusega seotud, et kui inimene panna ahvide keskele, siis 20-aastaselt ta enam ei ole võimeline inimkeelt ära õppima. Kuigi õigel ajal seda tehes oleks ta olnud selleks võimeline. Keskkond on tegelikult väga tähtis, eeskuju, suunamine, et Eestis on tegelikult, miks me oleme olnud edukad ühiskonnana, on see, et meil on olnud head eeskujud, Soome, Rootsi, ütleme, need Valgevened ja seal on olnud kehvemad eeskujud ja tulemus on ka kehvem. Et ütleme, et geenidel on kindlasti väga suur mõju, aga kõik vaidlevad, kas geenide või keskkonna mõju on 40 või 60%, 40 kuni 60%, aga seesama geneetika Einaru tõi välja sellise asja, et see on ju keskmine. Aga ühe konkreetse indiviidi puhul võib olla mõju tema käitumisele kõigele oluliselt suurem. Näiteks on olemas inimesi, kellel on alkoholismi soodustavad geenid. Aga selliseid inimesi elab ka näiteks Iraanis, kus on alkohol täielikult keelatud ja tal ei pruugi alkoholismi elu jooksul mitte kunagi välja kujuneda, kuigi tal on olemas selline geen, mis seda soodustaks. Järelikult, see on keskmine,
kuidas me tunneme, aga mõnel inimesel võib olla näiteks tahtlike tegevuste hulk. Mare Pork juhtis minu tähelepanu. Konkreetsel indiviidil, näiteks 80%. Ja teistel võib olla keskkonna mõju oluliselt suurem. Aga nendest 3 numbrist saab teha tegelikult väga palju järeldusi, mis on põhiline võib-olla, on see, et kõik arvavad, et haridus ju tegelikult läheb selle hulka, selle 10% hulka, eks ole. See on väline mõju, eks ole, et ma annan, nii, sest ta võib tahta ka teadmisi omandada, aga kui ta ei taha, kõik õpetajad teavad, nüüd oli jälle üks uurimus, eks ole, et 20% lastest nendele meeldib koolis käia, ülejäänud vihkavad seda. No, mina ütlen, et mina ei tahtnud absoluutselt mitte midagi õppida, kuigi ma praegu õpin väga palju kogu aeg. Hommikust õhtuni loen, teen kogu aeg, eks ole. Et tegelikult ütleme, et mulle meeldisid teistsugused asjad, aga see ei tähenda, et ma ei oleks olnud võimeline midagi õppima. Et intelligentsus teatavasti alati võrdsustatakse teadmiste hulgaga, mis on täiesti vale või selline tunne, et see on nagu tarkus. See ei ole. Võib olla niimoodi, et intelligentsus tähendab siis vaimset võimekust. Võtame Erki Noole. Vaimselt väga võimekas, aga paljud ütlevad loll sportlane. See on lehest läbi käinud mõte, mitte minu oma. Aga tegelikult see ei ole nii, et ta läks Riigikogusse, oli seal keskkonnakomisjoni liige, väga asjalik, kes konverentsil esinemas, arendas ennast. Järelikult tema intelligentsus oli palju kõrgem kui see, kui tema teadmiste hulk. Ja on väga palju inimesi, kes on lugenud kohutaval hulgal raamatuid, aga tegelikult intelligentsus on madal. Seosete loomisoskus on madal ja sealt nagu ei tulegi midagi. Nüüd lastele taandades on tegelikult, mina arvan põhiline see, et me peame loomulikult looma neile keskkonda. Aga nendest tuleb täpselt see, mis neist tuleb, mis on nende sees juba olemas. Et seda meie tegelikult enam mõjutada ei saa. Et ühe korra sa said, jah, ma olen nõus, eks ole, kas ta sünnib või mitte. See on sinu süü, eks ole. Aga kõik järgneb, see on juba see, mis nende olude kokkulangemise tulemus on nagu sündi. Sellepärast, et on täiesti selge, et näiteks kui on erinevate isade ja emade lapsed, eks ole, näiteks on üks isa või üks ema, siis juhtub see huvitav lugu tegelikult, et nende geneetiline kood on täiesti erinev. Et selles mõttes, et võib juhtuda näiteks, et sinu poolõel, eks ole, mul on ka üks poolõde, kes on minust 5 aastat vanem, et ta on sinust näiteks oluliselt intelligentsem või ka vastupidi. Täiesti vabalt juhtub. See juhtub ka perekonna sees, aga seal on see tõenäosus veel oluliselt suurem. Perekonna sees samamoodi võib juhtuda. Nii, aitäh. Veel keegi? Okei. Kommunikatsiooni kohta. Just, jah, väga hea. Tänane väga hea näide oli see, Urmas on minu nimi, Urmas Ruus. Ja et oli see väga hea näide, et tuleb inimestele meeldida ja katsuda vältida ebameeldivaid asju. Aga ikkagi kogu aeg paraku me loemegi, et kellegi juhtus jälle mõni libastumine, ebameeldivus, mis tegelikult jääb terveks eluks saatma. Inimese puhul, jah, see jääb terveks eluks, aga ma küsin äri koha pealt, et kui nüüd äri juhtub mingi ebameeldiv, negatiivne asi, et loomulikult see on PR-firmade leib, siis seda siduda nii edasi. Kas oleks mõttekas võib hoopis ikkagi siis see ebameeldivus unustada koos selle äriga, alustada näiteks uut asja või ikkagi üritada tõestada, et see ebameeldivus ükskord juhtus ja üritada seda maha pesta. Inimeste puhul on kindlasti piltlik näide, et Siim Kallas, kõik mõtlevad kohe 10 miljonit. Selles mõttes, et see jääb eluks ajaks, aga äride puhul, mida siis teha? Kui juhtub äril ka mingi libastumine, mis kleebitakse ebameeldivalt tema tuntusele mainele. Ütleme, mida tuntum sa oled, seda rohkem sul asjad külge jäävad. See on nagu täiesti selge. Ja prominentsuse kasvuga sul ei olegi võimalik, tähendab, ütleme seda kuidagi nagu piirata. Et ühesõnaga, et see ei aita otsast pihta hakkamine. Et aga see, et elus tuleb tülisid ette, ebameeldivusi, see on paratamatu. Ma ei tea, teie võib-olla, ütleme, kui ma üldiselt räägin, et oma lähiinimestega ei tülitse, eks ole. Minul ikkagi lastega eriti tuleb igasuguseid tülisi ette, eks ole. Aga ka abikaasaga tuleb tülisid ette ja mitte vähe, eks ole. Sest inimesed on lihtsalt erakordselt erinevad, nii edasi, eks ole.
et aga see, ma arvan, ei aita mitte midagi, et hakkan puhtalt lehed pihta, sest kogu aeg sa teed jälle mingisuguseid asju, eks ole, ja kui sa oled avalikus elus, siis lihtsalt on probleem selles, et see kõik on avalik. Et see on lihtsalt paratamatu, aga nüüd, kui me võtame, minul tüüpiline näide selle kohta oli see, et avalik või mitte avalik, et väga palju sõimati, et poliitikud on igavesed kaabakad siin, eks ole, seda on kogu aeg sõimatud, aga siis ma korra mõtlesin, et tõesti, et tegelikult nad on siiski Eesti Vabariigi koorekiht, sellepärast, et kui ma käin näiteks, õnneks ma enam lasteaias ei käi, aga kui ma käisin lasteaia koosolekutel, siis ma tundsin seal teda aeg-ajalt, et need inimesed on veel rumalamad, aga avalikkus ei tea lihtsalt seda. Et see ei ole avalik koosolek, ütleme 2 tundi jahutakse näiteks, üks konkreetne koosolek oli selline, kus 2 tundi vaieldi, et kas seda veeautomaati on lasteaeda vaja või ei ole. Ma mõtlesin, miks ma sellele koosolekule tulin. Ma ei julgenud mitte midagi öelda ka, eks ole, see on juba mitu aastat tagasi. Aga see tundus täiesti absurd, eks ole. Ja kui ma mõtlesin, et Riigikogus ikkagi veeautomaadi kasulikkusest nagu avalikult 2 tundi ei jahuta, et see on ikka natukene sisulisemad teemad, et võib-olla see ei olegi nii hull. Et siin probleem on lihtsalt selles, et kõik, mis on avalik, eks ole, seda sa ei saa vältida ja kui sa ettevõtlusega tegeled, siis on niimoodi, et kui sa ikkagi, minu kõige parem näide, et mis Elroniga oleks pidanud eelmine aasta oli see suur rongiskandaal, värk, eks ole, siis Andrus Ossip helistas mulle, et Janek appi ja siis me tegime aasta otsa tööd, eks ole, ja siis meil oli aasta kokkuvõtte lõunasöök, eks ole, arutasime ja siis vaatame Delfis uudis, et Andrus sai selle aasta pressisõbra tiitli. Ja siis me mõistsime, et tegelikult võib küll teada, et ütleme, et ükskõik kui jama olukord on, et siis teed natuke tööd ja asjad läheb paremaks ja see oli, ma arvan, üks ilmekamaid näiteid, et ta lihtsalt, ega ta ei tee, ütleme, Andruse näide on selles mõttes geniaalne, et ta proovis mitte olla ebameeldiv. Sest ega ta ei ole niisugune, kuidas öelda, superstaar, ta ei ole Priit Võigemaist näitleja, mis iganes. Midagi sellist, aga ta oli korrektne, tubli, pingutas, andis endast parima, vastas kõikidele kõnedele ja tulemus oli hea. Jah, absoluutselt, tunnust ära ja teised tunnustavad ka, vaata, seal kogu aeg tundub, et kõik peavad meeles seda, aga inimestel on palju rohkem probleeme endal, kui mõelda sinu probleemidele kogu aeg, et kui sa oled ütleme peaminister, võib-olla siis tõesti õõrutakse sulle nina alla seda või teist, aga enamasti inimestele see võib-olla ei tule meeldegi. Et see, et keegi sulle juba helistab, see näitab, et tegelikult sinuga on hästi, see tuleb vähemalt meelde. Eks ole, et see sugulastega ka, mul pole 2 aastat tema peale kordagi mõelnud, see võib täiesti vabalt nüüd olla. Selline küsimus, et kuivõrd oluline on äris ja ettevõtluses selline isikuomadus nagu kannatlikkus? Äri ongi üks alaline kannatus. Et selles mõttes tegelikult on see kohutav tegelikult, eks ole, et selles mõttes, et ma ei usu kunagi, et ütleme, et sa saavutad kiiresti mingisuguseid ülierilisi tulemusi ja kõike niisugust asja, et see on väga-väga tähtis. Võib-olla isegi see on kõige tähtsam, et selles mõttes, sest neid, kes kogu aeg annavad alla, ostavad, müüvad kõik maha, ütleme, ma ütlen, ma olen 15 aastat oma seda pisikest poodi pidanud ja kui mul oleks olnud omanikuks keegi teine kui mina ise, siis ta oleks mind juba 10 korda vallandanud valede otsuste tegemise tõttu. Mida ma muidugi sellel hetkel, kui ma neid tegin, ei teadnud, et need on valed ja loomulikult ma arvasin, et need on targad. Või ma üritasin teha kõige targem otsuse sellel hetkel, aga tagantjärgi selgus, et see ei olnud mõistlik. Nii et väga. Alati, et kui lõpp hakkab tulema, siis hakkab küsimusi tulema. Tere ka minu poolt, et mina küsin sellist asja, et kuivõrd palju nagu piiride üleselt jõuab sõnum kohale, näiteks Eestist välja peegeldamine, mis toimub, kuidas toimub või siis vastupidi meie suunas. Et
et tihtipeale kohtab ka selliseid situatsiooni, kus võib-olla välisomanik räägib siia ühte sõnumit, välja teist ja siis kuidas see kuvandi loomine nagu toimub, et või ka ettevõtte siseselt, et ütleme töötajatele räägitakse üht, välja teist, tekivad vastuolud, kuidas neid siluda, tasandada, ehk sisekommunikatsioon, väliskommunikatsioon. Ja ka peresiseselt, mõnikord on nii, et meil on kõik peres hästi, aga tegelikult susiseb nii, et vähe ei ole näiteks. No, mina olen oma otsekohesuse poolest ma ei tea, tuntud või Bill Clintonile tehti ettepanek, eks ole, et teeme ühe salajase operatsiooni, kui ta oli president. Ja siis ta ütles, et salajas, mis mõttes salajas? Ameerika Ühendriikides ei ole ühtegi saladust, mis avaliku ruumi ei jõuaks vähemalt 3 aasta jooksul. Igal juhul jõuab. Ei olegi võimalik rääkida ühte juttu, teist juttu. Selles mõttes, et ma arvan, et kõikidele tuleb rääkida ühte ja sama juttu. Aga ajastuse koha pealt siin on muidugi natuke mänguruum. Näiteks suhtekorraldustegevuses on täiesti mõistetav, et aeg-ajalt ma tean midagi, mida avalikkus veel ei tea. Aga ta saab teada. Me valmistame selle ette, me mõtleme selle läbi. Näiteks, mis on üks pommuudised, mida kui näiteks Selver omal ajal hakkas Lätist ära tulema. Loomulikult me valmistasime seda mitu nädalat ette. Et mida me ütleme, kuidas me ütleme, edasi kõikides. Aga tihti töötajad eeldavad, et nemad peaksid teadma asju varem kui avalikkus. See on täiesti vale eeldus. Sest töötajad ongi avalikkus. Et ühtegi inimest tegelikult ei saa usaldada. Ja sellepärast näiteks, kuidas ma ütlen, et mida ma mõtlen sellega, et ei saa usaldada. Inimesed ei usalda isegi ennast ise. Sest vanasti oli selline mõte, minu vasalli vasall ei ole minu vasall. Ja see tähendas seda, et kui ma tahtsin kedagi sõtta kutsuda, siis ma kutsusin oma vasalli ja temal oli õigus kutsuda sõtta oma vasall, aga mina oma vasalli sõtta kutsuda ei saanud. Ja nüüd on nii, et näiteks ütleme, et ma räägin kodusnaisele, et vaata, et homme näiteks, president astub tagasi. Nii. Ja mingis hästi suure uudise, eks ole. Ja tal ei ole mingit paha tahtlust, aga räägib oma emale näiteks seda sama asja. Et kuule, tead, et näed, president astub tagasi. Aga tema räägib Tartus mingisugusele teisele mutile, kes seal kõrval korteris elab, eks ole. Kelle poeg töötab näiteks Delfis. Ja kellelgi ei ole olnud mingit paha tahtlust. Aga info on ja keegi ei saagi aru, kuidas ta niimoodi jõudis, eks ole. Ja meil oli kokkulepe, keegi kellelgi, ma ei räägi mitte kellelgi, emale lihtsalt ütles. Ehk siis sa ei saa mitte ühtegi inimest usaldada. Ja sellepärast, et inimesed ei usalda ennast ise. Kui sa ütled, et ära mitte kellelegi räägi, siis suure tõenäosusega ta seda ikkagi kellelegi kindlasti räägib. Ja need ei pruugi üldse olla sõbrad, kes kellele mida on rääkinud. Näiteks isegi, kui ma mõnikord ütlen kellegile mingisugust informatsiooni, näiteks, et keegi ütles midagi, siis ma jätan nime mainimata. Ja ma võin öelda, aga ma ei taha inimesi koormata. Võtta ära nendelt see kiusatus, et nad viitaks, eriti on poliitikasse väga oluline. Sul öeldakse mingisugune oluline kild, mida sa tahad, näiteks ma tahan Riinale seda öelda, et tead, sa pead seda teadma. Aga ma jätan ütlemata, kust ma selle info sain. Et sind mitte koormata, et sa ei peaks seda emale rääkima, näed, see ütles. Sa võid seda infot teada, et selles mõttes töötajad on kindlasti ebausaldusväärne seltskond, sest kui need on juba üle 1, siis on seal info lekkimise oht väga suur ja mida tundlikum informatsioon. Mõnikord näiteks ettevõtete ülevõtmised, eks ole, seal börsi inforeeglid on isegi päris nagu keerulised, nii edasi. Et meie poliitika on olnud alati see, kõigile informatsioon üheaegselt.
et selles mõttes on muidugi ka absurd, et töötajad saavad info hiljem, kui see on juba ajalehes. Põhiline mõte on see, et info olgu üheaegne, ühetaoline, kõikidesse sihtrühmadesse üks ja sama. Ja kui sa tahad näiteks töötajatele anda natuke rohkem informatsiooni kui avalikkusele, siis sa pead alati arvestama selle riskiga, et see võib minna avalikuks. No või tegelikult mitte isegi riskiga, vaid sa pead lihtsalt arvestama, et see võib muutuda avalikuks. Ma räägin praegu suurtest organisatsioonidest loomulikult. Kui on 3 töötajat, kellega te kõik olete sõbrad ja kõik on ühe asja eest väljas, eks see on hoopis teine teema. Meil on nüüd lõpusirgel, et niimoodi, kui on küsimus, siis Janek, lühike vastus on hästi kontsentreeritud. Aga ma korraks selle küsimuse puhul veel, mis mulle tundus, et milles see küsimus nagu seisnes on, ja ma küsin sinu kommentaari ka, siis saad kohe küsija uuesti küsida, et sealt kostus nagu see olemise ja näivuse problemaatika, et tihti peale me kohtame seda, et ettevõtted pühendavad rohkem nagu näivusele, eks ju. Ma tean ka, et küsimus on alati perspektiivis, et on lühiajalised eesmärgid ja on pikaajalised eesmärgid, aga ikkagi, et isegi kui ma juba vastust ette tean, eks ju, ja ma prognoosin, et sa vastad, et olemine ja näimine võiksid olla kooskõlas, ma siiski küsin sinu lühidalt vastust sellele, et kui üldse hakata oma kommunikatsiooni planeerima ja rääkida seda nagu mõjususe aspektist, et kuidas sa nagu oma klientidele soovitad, et see näivuse ja olemise vahekord? No ma arvan, et näi niimoodi, nagu sa oled. Ja kui see... Sa päris ütle niimoodi, et meil on siin intiimne õhkkond, eks ju, ja me lepime kokku osalejatega, eks ju, et kõik, mis siin auditooriumis räägitakse, jääb siia, keegi ei kuritarvita seda, keegi nagu ei kasuta seda kuidagi ajakirjandust, ma loodan, et ühtegi ajakirjanikku ei ole siin, keegi ei pane kuskil üles mingit tsitaat, et Janek Mägi ütles, et ütle nüüd päris ausalt, eks ju, et kui tuleb ikkagi mingisugune klient sinu juurde, eks ju, ütleb, et selline probleem on, et kuidas sa nagu ütled, et kas ütled, et mees kõigepealt mõtle sellele, et kes sa oled ja kuidas sa käitud ja siis peegelda seda, või sa ikkagi asud temaga koos nagu konstrueerima sõnumit? Vastus on lihtne. Ma olen EMO. Teate, mis on EMO? Kas see, kus käiakse luid, kui luumurd? Jaa, erakorralise meditsiini osakond. Kui meile tuleb läbi pekstud, viina järgi haisev, jalad on ära mädanenud patsient, mida me taga teeme? Peseme puhtaks, patsutame, tupsutame, seome kinni, anname ravumit. Loomulikult, et ma kunagi ei samasta ennast ühegi juhtumiga, eks ole, aga samas ma saan aru, eks ole, et mul ei ole kunagi sellist tunnet, et näiteks, et ei, sinuga ma koostööd ei tee. Mõnikord on põhjus konkurents ja on väga üksikud juhtumid, aga reeglina me aitame, me oleme arstid. Mulle meeldib väga, et sa ütlesid, et me peseme puhtaks, eks ju, me ravime ta terveks, et te ei hakka sõnumeid saatma, et tegemist ei ole probleemiga, kõik on korras, kuigi patsient... Ei, absoluutselt, aga ega kõik saavad tegelikult aru, et mis tegelikult toimub. Aga kui inimene on näiteks ka vaimselt haige näiteks, eks ole, siis ühiskond ei hakka teda nagu maha laskma selle pärast. Ikkagi teda üritatakse ravida ja Eestis on muuseas 1% skisofreenikuid. Ja kuna skisofreenikutel on kalduvus avaliku tähelepanu järele selline huvi, siis Riigikogus on neid kindlasti rohkem kui üks. Teatud määral võib-olla kattub selle eelneva küsimusega, aga isegi teatud turundus ja äriideed on ju üles ehitatud selle näivuse ja olemuse peale, mis väga täpselt nagu sai sõnastatud. Näiteks kui turist tuleb Eesti riiki, näiteks ta otsib infot eelnevalt, enamiks portaalidest vaatab vastu selline väga kattuv informatsioon, aga on näiteks ju äriidee like a local, eks ole? Mis see ütleb? Nagu kohalik inimene. Kus käib kohalik inimene, millises kohvikus, millises võib-olla, ma ei tea, kus veel, eks ole. Et tegelikult inimene tahabki sellest näivuse asjast läbi minna ja saada olemuslikku tõelisust, ehedust. Ja teine osa oli ka sellest, et ma olen ise kuulnud nagu välismaalastelt sellist tagasisidet, mida võib-olla välismaalasest juht on kommunikeerinud oma koduriigis
ja mis tegelikkuses Eestis oli hoopis teistmoodi, me teame avalikus ruumis ühtemoodi lahendatud, aga koduriiki edastatakse teine sõnum selleks, et ennast üles upitada. Et nagu, kuidas öelda, on olnud olukorrad erinevad. Ei, sealt ka tuli see sise- ja välikommunikatsioon, inimene tahab alati tõelisi sisuni jõuda. Loomulikult tehakse seda, aga siin on küsimus selles, et kas seda sellist tegevust soovitada. Et ma arvan, et mitte. Aga samas on muidugi küsimus selles, et ma tooksin niisuguse Hansapanga ja Swedbanka näite, et võeti ära väga hea kohalik kaubamärk, eks ole, asendati mingisuguse väga võõrapärase asjaga, et selles mõttes teatud mõttes ei ole küsimus nii palju selles, et kas ma tahan anda oluliselt erinevat sõnumit kuidagi nagu näiliselt, eks ole, vaid väga tihti on küsimus selles, et ma pean nagu kohanduma sellele olukorrale, kus ma parasjagu olen. Et ühesõnaga, et selgitada, tõlkida. Ühesõnaga mõte on selles, et Inglismaal tuleb ikka inglise keelt rääkida ja Eestis eesti keelt. Et selline erinevus loomulikult on ja organisatsiooni sees on ka täpselt samamoodi, et tegelikult ikkagi, kui sa räägid oma töötajatega, siis jutul on teised aktsendid, kui sa räägid avalikkusega. Et see on nagu selge, see keel on mõnevõrra erinev, aga sealt ei tohiks jääda kõlama, et see on nagu, ütleme, vastuoluline. Et tegelikult, kui sa tõlgid ära ingliskeelse jutu eesti keelde ja vastupidi, siis need tulemused võivad olla nagu mingil määral erinevad, sest tõlkes läheb ikkagi osa kaduma. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin, aga... Ma igal juhul sain mõtteid, mida edasi mõelda, eks, et ma kell hakkab nagu liigub juba sinna lõpusuunas, et kui sa lubad, et ma õppejõuna olen ka mudelite inimene ja teooriate inimene ja mulle nagu täna meeldis väga, et sa tõid ehedad mudelid ja kohe mustvalgelt välja joonistasid, et ma teeks üks mõte selle mudeliga, et kui sa lubad, siis ma teeksin ühe täienduse ja siis sa kommenteeri seda täiendust, et ma seda õnnemudelit nagu maha ei kustuta, et see oli töökus, selle sa kustutasid maha, eks ju, aga ma jätan selle õnnemudeli siia ja küsin sinu käest, et näiteks, et kui me võtame just ütleme niimoodi, et isikliku kommunikatsiooni silmas pidades, et me võtame selle tuntuse ja maine nimetaja alla autoriteet. Ehk siis mulle tundub, et kodus lastega suheldes aeg-ajalt ma tunnen, et need sõnumid ei jõua kohale, sest minu autoriteet on nagu kahtluse alla pandud. Ja ma pean tunnistama, eks ju, et sageli teeb seda ka minu abikaasa, millega me siis omavahel... Selle me lõikame nüüd välja. et see autoriteedi temaatika, eks ju, et mõjusa suhtlemise puhul, et kuidas sina tajud seda sõna autoriteet ja kui me räägime sellisest mõjusast suhtlemisest, et kas me saame ise kuidagi hoolitseda sellest, et kas siis isikuna meie autoriteet oleks nagu suurem, ettevõttena autoriteet oleks suurem või mida me peaksime või ei peaks tegema, et meis see autoriteet oleks olemas? Ma arvan, et väga tihti ei tea me, mitte keegi meist, kui autoriteetsed me tegelikult kellegi jaoks oleme. Ja see võib sageli tunduda meile, et me ei ole nii autoriteetsed, sest iseenda silmis enamasti. Me teame oma puudusi, oma neid, pahesid, pahe ei ole õige sõna, aga selliseid asju, mida me ise tegelikult enda juures heaks ei pea. Teised neid esiteks võib-olla ei märka, aga võib-olla ka ei pea halvaks. Näiteks Lennart Merile anti alati andeks tema hilinemised. Ja et ma arvan, et esimene vastus oleks see, et ma arvan, me kõik oleme väga autoriteetsed, aga reeglina natukene autoriteetsemad, kui me ise arvame. Ja teine asi on see, et me kõige rohkem kahjustame oma autoriteeti tegelikult ise. Et selles mõttes, et ütleme, kui keegi ütleb näiteks, et sa oled ikkagi, kirjutab ajalehes näiteks või kodus, et sa oled igavene kaabakas, mõttetu inimene, seda ei ole mõtet kuulata, eks ole, siis need teised, kes sinu autoriteeti tajuvad, see lind lendab nagu üle pea, aga ta pähepesa teha ei saa. Aga kui sa ise võtad midagi ette, näiteks väga paljud juhtumid, näiteks kui Kristiina Ojuland vallandas joomise pärast Indrek Tarandi ja pärast seda jäi ise purjus peaga roolis vahele, kuigi väitis, et ta oli joonud ainult 1 klaasi veini,
siis tema autoriteeti ei kahjustanud mitte Tarand, vaid ikka tema ise. Ma hästi kiiresti küsin, võtta see praegu, mis oli, et Kalle Muuli, autoriteetne poliitkommentaator, Postimehes ilmus artikkel, aga kogu aeg, ma ei tea, kas te lugesite seda artiklit, kritiseeris riigikogulasi, et need kasutavad kuluhüvitisi ebaproportsionaalselt, et riigikogulased sõidavad uhkete autodega, kuhu see kõlbab, praktiliselt 6 aega olnud Riigikogus, Postimehes ilmus artikkel, Kalle Muuli proovis sokutada 2 prae ja 2 õlle kulutšekki. Seal oli vein ka. Vabandust, olin ebatäpne, vabandust, eks ju, parafraseerin, mitte tsiteeri, eks ju, jah. Et autoriteedi kadu kohe või, eks? Et üks mulle meeldivad julmad näited, eks ole. Tegelikult võtame Bill Clintoni näite, eks ole, et kas Bill Clintoni autoriteet sellepärast, et tal oli Monika Levinskiga suhe, sai kahjustada? Nii ja naa, sellepärast, et väga paljud ameeriklased mõtlesid, et teeks ise ka. Eks ole, et selle õlle puhul, eks ole, jälle tegelikult normaalne mees joob õlut ka. Et siin on nagu see, tähendab, ma ei õigusta absoluutselt Muuli käitumist ega Clintoni oma, aga ma ütlen, et kui mõelda, kuidas inimesed tegelikult mõtlevad alateadlikult, siis seal tuleb arvestada sellega, et inimesed annavad väga palju andeks, sellepärast, et tegelikult võib-olla teie olete täiuslikud, aga mina ei ole. Tegelikult ma arvan, et teie ei ole. Aga meist keegi ei ole täiuslik, eks ole. Ja loomulikult me oleme erinevates valdkondades. Näiteks ma tean inimesi, kes üldse alkoholi ei tarbi. Ma tean inimesi, kes mitte kunagi, mulle tundub, kiirust ei ületa. Mulle tundub, ma ei tea. Ja kui nad kunagi seda teeks, eks ole, siis nende autoriteet minu silmis muidugi saaks oluliselt kahjustada. Kui nad oleksid ennem seda mulle rääkinud, et nad mitte kunagi kiirust ei ületa, nad mitte kunagi alkoholi ei tarbi ja siis sõidavad 180-ga täis peaga Pirita teel. Eks ole? Et Muuli puhul töötas see just niimoodi, et ta ise kahjustas jälle enda autoriteeti. Et ei ole siis vaja kaagutada, tähendab, et tegelikult õlut võid juua, eks ole, aga ära kaaguta vales kohas. Nii, aga 2 tundi on möödas. Mida siis kokkuvõtteks öelda, et see mõjutamine on üks keeruline asi ja seda 2 tunniga ikkagi nagu purki ei pane ja otseselt ära ei õpi, aga ma tahaks küll kuidagi loota, et te saite siit mõtteid, mida edasi mõelda. Et ära kannatasite. Et käsitlesime mudeleid kuni õnnelikkuseni välja, nüüd te teate, miks te olete nii õnnelikud või mitte õnnelikud. Aitäh teile, et tulite, edu ja järgmised mõned. Aitäh.